tee järgi. Käisime nüüd seal Ikeas ära. Ütleks Bauhofi ja kahepoolset teipi ostma, sest ta arvab, et need kapid ei saa nagu niimoodi lauaks tehtud. Aga jah, ja siis pärast seda tahakski Lidlis, sest Lidlis on tavaliselt sellised head nagu mitmikpakis jäätis, nii et ma tahaks noid osta. Ja siis me oleme koju lõpuks ometi. Aga elu beebiga on lihtsalt tunduvalt raskem, et sa ei saa majast lahkuda, ilma et sa teda kaasa ei võta. Vähemalt kui nagu mõlemad osapooled tulevad kaasa, nii et kogu aeg siis paki kaasada. Ja ma olin just käinud jalutamas, nii et ma olin nagu teda väntsutanud juba. Ta oli magama jäänud seal, tal on need gaasivalud natukene, siis oli seal veits fassiks muutunud, tõstin ta siis tuppa, siis ta jäi toas uuesti tuttu, siis tuligi mulle sõnum, et Ikeast need kapid on nagu toodud. Ja siis paningi ta lihtsalt siin turvatooli. Õnneks ta ei ärganud ülesse, nii et nagu mega hea. Ja nüüd ta ongi maganud. Ja see on ta esimene nagu pikem päeva uni, kuigi kell on juba 5. Et ta ei olegi nagu praegu maganud väga pikalt. Et ja ta on praegu siin, ma ei tea isegi, mis faas, sest ta on sellised väga lühikesed uned olnud. Ja no, endalgi raske sellepärast, et beebi magab nii vähe. Aga pole midagi. Elame üle, kõik on möödu, nii nagu öeldakse. Ja eks ma siis näitan veel natukene, mis täna teen, kuigi alustasin päris hilja seda vlogi. Täna on meil menüüs siis snitslid ja kartulipallid. Nii et hakkan nüüd seda paneerima, kõike on värki-särki. Siia tuleb siis mul see kapp või tähendab laud. Nii, see on siis see lauaplaat. See on see keskmine jalg ja eile sai siis üks kapp kokku. Siin see Ikea Alexi kapp. Selline. Vot, nüüd on ainult üks veel vaja kokku panna ja siis kõik need 4 juppi oma vahel kokku ja siis saan lõpuks oma asju siin panna ära. Vot. Ja ongi valmis. Ma pean nüüd ainult siit kõik ära kuristama. Ja no need tuleb ka ära visata ja panna. Aga muidu on mul laud valmis. No nii. Nüüd on arvuti olemas siin üleval.
laud on valmis, nüüd on ainult mul asjad siin kõik veel laiali ja organiseerimata. Ja see tuleb kõik veel ära teha. Aga ma pean mingi asja siin nagu tegema, et kuhu mida panna, sest muidu on kõik sealt laiali. Mul on nii palju mingeid raamatuid ja vihikuid lihtsalt. Ma ei tea, mida ma teen. Aga eks näis. Nii, Piipsu magab. Siis mina hakkan nüüd süü tegema ja ma pean need ka pesin ära need, et nüüd pumpasin natukene ja siis hakkan süü tegema. Teen ma siis kana karikastmes ja riisi kõrvale. Siis sibulat, seeni ja kana. Siis kana on nüüd lõigatud, lõikasin sellised ribad, siis siin on sibul ja seened praen ja siin vaikselt juba tuleb seda riisi või vaikselt läheb riis keema juba. Ja siis panen selle kana ka siia ja siis koor ja kastmeks teen ära. Ma näitan siis, kui sinnani jõuan. See toit on siis peaaegu valmis, et ma olen siin ära plaadinud kana, seened ja sibula ja riis on ka valmis. Tegin siis miksi, et mis kõik üle oli, see läks sinna potti. Ja siis ma maitstasin, siis praegu olen soola pannud natukene karrimaitsainet ja küüslaugu soola. Ja siis ma panen siia koore ja siis ma panen veel selle sulajuustu ja siis peaks olema nagu valmis. Ringid, siirutus ja puuks. Nüüd käin lõunakas ja käin apteegis ja tõendan paki ära ja siis teen pärast hauliga. Ja ma arvan, et ma liidan kokku siis nagu 3 päeva vlogi põhimõtteliselt teen, et sellised klipid lihtsalt 3 päevast kokku, sest praegu beebi kõrvalt on suht raske filmida ja leida seda aega ja siis veel pärast kokku montida. Nii et jah, loodetavasti siis lepiti selliste vlogidega. Ma ostsin apteegist siis Aloeat, Aloe Vera kreemi, siis neid beebile, siis gaasirohtu, endale siis need padjad. Ja see oli kõik, mis ma ostsin sealt apteegist, siis ma ostsin endale uue raamatu. Ja Sinseist tellisin beebile riideid. Ma ostsin Sinseist sellised püksid väiksele Piipsule ja siis sellise podi, siis senise podi ja siis veel sellise siidikestega, et tal oleks mingid pika varukaga asjad siis. Ja siis oli see raamat sooduka, kus mõtlesin, et ma võtan selle, see on selline tühike. Nii et see on siis järgmine, praegu ma loen
seda olen kuskil, mitte veel poole peal, aga varsti poole peal. Siis mul on järgmine kohe olemas. Õhtusöök on siis makaronisalat ja nüüd saigi valmis, nii et selline oli siis mu tänane vlog või need viimased 3 päeva. Loodan, et teile meeldis ja subscribe'ige, pange like, kui meeldis ja näeme järgmises videos. Tšau!